head kuulajad, käes on 16. veebruar ja Geeniuse digisaade on siin, kus on Hans Lõuas, Glen Pilv ja Meelis Väljamäe. Ja me räägime teemadest, mis meil on jäänud kõrvu ja silma tehnoloogia valdkonnast. Alustame sellest, kuidas Euroopa Liit tahab keelata scrollimise, kui see liiga palju scrollite. Suurbritannia tahab keelata piltide, kui need pildid sarnanevad liiga palju millegagi. Räägime uue fännitelefoni muljetest. Muidugi on meile saates ka AI teemablokk, millest ei saa üle, ei saa ümber. Ja siis jääb veel ehk mõni minut mõne põneva uudise ja teate jagamiseks. Hakkame siis pihta võib-olla sellise regulatsiooniblokiga, seadustega. Seadusandjad tahavad kehtestada uusi käske, keelde ja piiranguid, et meie elu oleks parem. Ja arutame, kas see siis nii on või mitte. Esiteks Euroopa Liidus küpseb selline plaan, et panna päitsed pähe suurtele tehnoloogia hiidudele, mis, kuidas siis öelda, hästi lihtsustatult öeldes, mis keelustaks lõputu scrollimise rakendustes. Võtame näiteks TikToki või ka mõned muud, kus selline kasutajaliidese viis põhimõtteliselt tekitab sõltuvust ja kõige rohkem peaks kahjustama siis neid, kes on kõige väiksema enesekontrolliga ja ei suuda vastu panna nii kaasaarvale sisule, kes on siis lapsed. Euroopa Komisjon seadusloome on alles pooleli. Paljud sellised kodanikualgatuse grupid on seda väga toetavad. Aga muidugi on see väga vastuoluline. See on vastuoluline. Muidugi jah, probleem on olemas. Probleem ongi selles, et kui sa lõputult muud kui kerid, siis saad lõputult dopamiini ja siis ajul on hästi mõnus ja kuni siis lõpuks enam ei ole mõnus, sest sul on kõik muud asjad tegemata ja sa muud kui kerid ja sinu maailm ongi seal telefonis. Et see on tegelikult muidugi probleem. Aga ma ei ole üldse väga kindel, kas kui me kusagilt selle probleemi niimoodi nüüd ära lahendame, et enam ei saa, siis tegelikult seda on pudelisse nagu väga raske tagasi panna, seda ärimudelit, sest et ükskõik mis lehekülge me täna vaatame, olgu see mingi foorum või olgu see sotsiaalmeedia sisu või siis mingisugused videod või feedid. Tegelikult kõik need on ju põhinevad sellele, et me muudkui aga kerime edasi, sest meid huvitab, mis seal järgi tuleb. Ja kui seal on suur punane silt, et ohutuspaus, kas see siis tähendabki, et siis me rõõmustame ja läheme nüüd õue kohe palli mängida? See on väga huvitav vaidlus, sest et tõesti, kui Euroopa Komisjon nüüd on, ma ei ole jurist, aga ma saanud see digiteenuste määrus, mis siis peab ütlema, et platvormid peavad hindama riske, leevendama neid riske. Ja kui sul on liiga sõltuvust tekitav selline kasutajaliides, siis sa ei ole oma tööd hästi teinud. Aga olgem ausad, mul esmareaktsioon on ikka, et see on väga libe tee, kui sa hakkad ühte sellist disaini või kasutajaliidese elementi nii-öelda piirama. Sa ei tohi lõputult scrollida. Olgem ausad, nendes tehnika ja tehnoloogia ettevõtetes on väga targad inimesed, siis nad mõtlevad välja mingi muu viisi, kuidas järgmine video tuleb sulle ette, nii et see juriidiliselt on kõik korrektne, et sa ei saa seadusega keelata sellist interaktsiooni või kuidas inimene nagu vaatab mingit rakendust. Seda küll, aga teistpidi, muidugi seadustega me oleme ju keelustanud ikkagi sõltuvust tekitavaid aineid, liigitame siia alla näiteks sigaretid või alkoholi või nendel kõigil on teatavad piirangud ikkagi, on siis need vanuselised, on siis need kellaajalised. Nii et selles mõttes ei saa ka nagu päris öelda, et ükskõik, et viina võite juua 24/7 ja osta ja mida iganes. Et iseenesest see ei ole nagu tühjast kohast tulnud mõte, aga lihtsalt see peab olema nüüd ka teostatud siis niimoodi, et sellel oleks ka päriselt tagajärg, sest et täna on see point ikkagi selles, et inimene peab seal keskkonnas olema selle keskkonna kasutaja jaoks võimalikult kaua, sest siis ta vaatab ka ju reklaame, siis ta on seal, siis ta klikib igale poole, see on nagu kahe otsaga asi. Siin on 2 küsimust, et üks on see, et kuidas seda tehniliselt teostada, nii et see nagu teostatav oleks. Ja teine asi on see, et tegelikult peab kuidagi ikkagi saama nagu, kuna erinevad alkoholist ja tubakast on siin see, et seda ei saa nagu inimest, see piiranguid on keeruline kehtestada nii-öelda, kuna need teised on füüsilises maailmas, eks ole. Ehk siis siin peab võib-olla rohkem just nagu survestama siis neid teenusepakkujaid, mitte nagu kasutajaid, eks ole. Et siin ongi ju see eesmärk, et siis nii-öelda infinite scroll ära keelata teenusepakkujate poolt on ju, või et neile see surve panna.
kuidas seda tegelikult teha saab, see on nagu omaette küsimus ja mida see nende ärimudelile tähendab. No kui seda isegi tehakse leebemalt, tehakse näiteks ütleme mingi selline poolele teele vastutulek, et paneme nagu sellise lehekülje nuppu, näiteks, et üks lehekülg on siin videosid, aga see ju ei vajutad nuppu ja tuleb uus sisu. Tuleb uus lehekülg. Lihtsalt leiutavad järgmise asja, mis seda nuppu automaatselt vajutab. Ja loen tund aega Wikipedia artikleid, kas ma siis olen ka sõltuvuses sellest. Sest seal on kõik lingitud oma vahel. Ma ei pea urli trükkima sisse, et mu sõber saatis salaja urli ja nüüd ma trükin sisse, vaid seal on lingitud. Kogu aeg lõputu sisu, ma loen Wikipediat päevatööd. Ma nagu liialdan siin, aga minu arust see, kui see on nagu viis, et me keeleme ära liiga paksud raamatud, sest lastel läheb silma nägemine käest ära, nad loevad nii pakse raamatuid, et see ei saa ju nagu formaati keelata, et kahjuga tuleb tegeleda. Nojah, aga vaata ongi see, et kahjuga tegelemise nii meie kui ka mujal maailmas ilmselt ikkagi nagu selline kõigi asjadega on rõhk ikka pigem nagu preventsioonil, ehk siis kahjudega tegeleme siis, kui liiga hilja on, tegelikult tuleks tegeleda, see kahju ei tekiks. Tulles tagasi nüüd selle jutu alguse juurde, kas siis on midagi juhtumas konkreetselt või on see ikkagi selline arutelu, et meie arutame siin ja siis ametnikud arutavad seal suurte palkade eest? No see masina värk jääb väga aeglaselt, jah. Praegu on vaidlus jah, et kas see läheb siin alla või mitte. Me oleme sellega 10–5 aastat hiljaks jäänud, eks ole, et see peab ammu tegelema. Jah, aga muide see on teistmoodi huvitav vaidlus, et kui sa näed, et uus selline trend tekib, et kas me hakkame ennetavalt keelama, reguleerima, mis on nagu veider. Seal on küsimus, kas see trend mõjub negatiivselt või mitte, eks ole, et selle jaoks ilmselt kõigepealt vaja mingisugust datat. Just, ja siis teine mõju on see, et kogu aeg räägitakse, et Euroopas innovatsiooni ei tule, et siin nagu seadused panevad kõigepealt paika, mida tohib ja ei tohi teha, sa ei saagi leiutada midagi uut. Ja tegelikult on see, et praegu me räägime sellest, kui siin Euroopa Liidu võtmes, aga probleem on globaalne ja Hiina tegelikult piirab selliseid asju päris palju. Et nagu seal ikkagi neid aega, mida saad üldse nagu telefoni arvuti või mingi äppidega piirata, on riiklikult nii-öelda piiratud ikka väga julmalt. Palju julmemad kui mujal maailmas. Ja teine asi on see, et Ameerikas käivad ju päris korralikult kohtuasju selle üle ja küsimus on selles või probleem on selles, et need kohtuasjad põrkavad tihti selle otsa, et Metal ja TikTokil ja muudel on lihtsalt põhjatud rahakotid ja meeletu juristide armee, eks nad võivad nagu igast asjast üle minna, nii et seal on nagu see küsimus, et võib-olla nendest kohtuasjades ei piisa. Ei, sul on õigus, et see on globaalne tegelikult, kõik riigid tegelevad sellega ja võibki üldistades öelda, et probleem on selgelt olemas. Ja probleem on aga küsimus jääb ikkagi see, et me tahame praegu nagu seadustega inimest kaitsta ikkagi tema enda eest. Et praegu on ka võimalus, et tegelikult olemas kõigil, kes sellest sõltuvusest tahavad vabaneda, ka omale seada piirangud seadme sees. Ekraaniaja võimalused on kõikidel seadmetel, sa võid kõike seda teha. Kõige suurem probleem on see teismeliste seas ja seal on punkt 1 on see, et neid ei taheta liiga palju piirata või võiks olla rohkem piirata. Teine asi on see, et nad on leidlikud workaroundide leidmisel, eks ole, et lihtsalt probleem on selles, et inimesed, kes sellega lapsest peast nagu pihta hakkavad, need tegelikult ei saa ise aru, kui ohtlik see on ennem, kui nad on täiskasvanud, siis on liiga hilja. Ei, aga lapsed ei peagi aru saama. Probleem on ikkagi vanemates. Vanemates, jah. Ja selles on see probleem. Me püüame Euroopa Liidu tasemel lahendada seda, et lapsevanemal on suva. Ta annab juba 2-aastaselt lapsele iPadi kätte, kes scrollib lõputult neid asju ja siis mõtleb, et miks 13-aastaselt on niimoodi. Praegu on meil kasvanud üles see põlvkond lapsevanemaid, eks ole, kes on siis ise nagu selle tehnika sees üles kasvanud ja kogu aeg scrollides ja ja lapsevanemad ka õpivad. Ei saa öelda, et inimesed nagu teevad pahasti asju, tahavad halba, aga õpivad seda. Aga mul on nagu raske aru saada, et kas me saame nagu mingi seadusega lahendada seda probleemi. Et okei, nüüd keelame infinite scrolli ära, nüüd on probleem korras, et kas lapsevanemad vaatavad, mida laps teeb või ei tee või see nagu ei lahenda probleemi, vaid see võtab ära mingisuguse ühe, ma ei tea, see jutt läheb hästi laiaks, sest see ongi nii lai teema, aga ilmselt kõik saavad aru, et probleem on olemas. Saatke meile kirju, kui teil on imelahendus olemas. Kohe ette ühe veel suurema probleemi, mis on seotud otsapidi veits, et nimelt Suurbritannia võttis esimese riigina, Euroopa kandis esimese riigina võib-olla üldse maailmas vastu siis seaduse, mis kriminaliseerib deepfake sisu tegemise nõusolekut, eks ole, sest et ilmselt see ajend on juba ammu olemas olnud, aga nüüd hulluks läks siis, kui Musk krokki vabaks lasi ja see hakkas igasuguselt õudusi tegema, eks ole, ja seal on ikkagi sama probleem, et kuigi nagu seaduse järgi on mingisugused kaitsed juba varem olemas olnud, siis need ei ole nagu olnud piisavad ja mitte otseselt sellele suunatud ja tegelikult see
AI on läinud viimasel nii heaks, et ega enam nagu aru ei saa, et see on nagu tehtud AI-ga või ei ole päris, eks ole. See on suur probleem kõigi jaoks, et selles mõttes poliitikutest kuni nagu lasteni, et või lastest alates võib-olla poliitikuteni välja. Et võib-olla ennem ei saada aru, kui mõnel prominentsel poliitikul nagu see kuskil karjääri mõõtma hakkab, kus tehakse mingi video, mida tegelikult olemas ei olnud, eks ole, siis võib-olla hakatakse tõsisemalt võtma, aga probleem on suur ja ka peale seda Suurbritannia seadust tegelikult siin ohvrid, kes on selle probleemile kannatanud, ütlevad, et okei, tore on, seadus on, aga seadust nagu toitab tagantjärgi, et midagi selle nimel vastu ette ei võeta, et neid nagu nii-öelda avalikult üles panna ei saaks, eks ole, või mingeid piiranguid ja see on ka nagu see on ka nagu sarnane sellele eelmisele probleemile, et kuidas siis seda tehniliselt teostada, eks ole, ja kuidas filtreerida niimoodi, et ei filtreeritaks ära seda legaalset content'i, eks ole, et tegelikult. Kuidas siis Suurbritannia seda nagu tahab kehtestada, et kas see tähendab, et kui inimene esitab kaebuse ja ilmneb, et ta oma tahte vastaselt on tehtud temast selline video, siis on kriminaalkaristus? Küll. Ja nad ütlevadki seda, et probleem on selles, et sa pead nagu aktiivselt tegelema, et ei ole võimalik lihtsalt nagu öelda Google'ile või Grokile, et võta maha ja see võetakse maha või üldse nagu mingi automaatse kontrolle, et näed, see sarnaneb päris inimesele ja seda ei saaks üles panna ilma nõusolekut. See oleks muidugi jube keerulises ka, et kuidas seda teha, eks ole, aga kuidas teada saada, kes selle tegi? No see on nagu omaette küsimus, eks ole, jah, kohtu kaudu ainult ilmselt. Või üks variant on see, et kui teenusepakkujad IP-sid logima hakkavad, siis saaks teada, eks ole, aga seal läheb juba ka päris teistpidi keeruliseks, eks. No ma saan aru sellest, selle nimi on see Online Safety Act, mida on siis nüüd täiendatud. Ma saan ikkagi aru, siin natuke sisse vaadates, et tahetakse või isegi mitte tahetakse on vale sõna, aga on ka kohustus platvormidel, mis iganes need siis on, Metad, X-id, TikTokid ja nii edasi, tuvastama ja eemaldama siis vastava sisu, mis on kahjulik, kahju tekitav, deepfake ja kui need platvormid seda ei tee, siis on õigus neid selles piirkonnas trahvida. Ja trahvid on päris suured, eks ole. Trahvid on väga suured ja et see vastutus ei ole nüüd suuga ainult, et mina tegin nüüd AI-ga mingi naljavideo nii-öelda jutumärkides ja siis võib-olla keegi ahistab mind, vaid isegi sellel platvormil on pandud ikkagi vastutus, et ta ei tohiks ka sellist videot levitada. Lõpuks ei saa iga inimene hakata kohtus käima selle, kes selle kannatab, eks ole, see ei ole nagu realist. Jah, ja teine kohustus on siis ka see, et igasugune AI loodud sisu, mis tundub ehtne, aga tegelikult siis nii ehtne ei ole, peaks olema märgistatud. See kehtib siis nii piltide, heli kui video kohta. Jällegi hea on seda nõuda aga kuidas sa seda lõpuks nõuad ja kuhu sa piiri tõmbad, on see keeruline. Tegelikult eks see lõpuks ju lähebki ikkagi selle peale, et saadakse võib-olla jagu ja päitsed pähe nii-öelda sellistele massiplatvormidel, eks ole, kuskil tumeveebis ilmselt tehakse ikka edasi, seda nagu väga keelata on keeruline, aga kui tegelikult saaks sellise kroki tüüpi juhtumid nagu ära piirata või et neid ei tekiks, siis võib-olla oleks juba nagu päris korralik võit, eks ole. Nojah, sest kommertsteenustega täna luues ikkagi sisu, mis on AI genereeritud, siis ka nende huvi on teha ikkagi niivõrd koostööd. Seal on ka võimalik tehniliselt sisse paigaldada mingeid vesimärke, näiteks heli puhul on võimalik teha spektraalanalüüsi, mis ütleb siis, et kas see on AI. Ka piltide puhul on võimalik tegelikult nagu tagantpoolt siis lahti harutades tegelikult tuvastada, kuidas on see pilt tekkinud. Aga kui nii-öelda pahalased kasutaks siis midagi, mis on võib-olla üleüldse kõrvalt tulnud, kas mingi vabavaraline asi või midagi muud kolmandat, kes ka nendest piirangutest kinni ei pea, ütleme mingid seadusega nõutud vesimärke näiteks sinna ei paigalda, siis on ka ikkagi võimalik sealt mööda hiilida. Aga veel kord, see tuvastamise võimekus tegelikult täna võiks nendel platvormidel olla, kui nad seda tahaksid. Sest nagu ma ütlesin, aga kõik täna AI-ga loodud sisu on ikkagi võimalik nagu suures osas tuvastada just nimelt siis mitte inimsilma poolt, aga sisule sisse vaadates. Tegelikult neid tuvastamise vesimärkide tagide külgepanekust on räägitud ka juba pikalt ja kas see oli äkki Instagrami juht, kes ütles, et tegelikult peaks nagu vastupidi tegema, et panema tag külge selle asjale, mis on päris inimese tehtud, sest neid on lõpptulemusele vähe, eks ole, kui teie asju. Aga läheb ka jaburaks veits, aga tegelikult jah, et see probleem on keeruline ja ma usun, et see tegelikult see Suurbritannia seadus on esimene pääsuka, sest et Euroopa Liit ka tegeleb siin mingisugust vaagib, mida teha ja minu arust on
Prantsusmaa võtsis Krokki kontori läbi, eks ole, ja siin nagu ikka tegeletakse mingite kohtuasjadega ka, nii et selles mõttes. Ei tea, kas nad leidsid sealt. Probleem on tõsine, sellega tegelevad. No ja samal ajal ka need käed ikkagi jäävad ka, ütleme, natuke lühikeseks igal juhul. Mitte, et see oleks halb, et sellist algatust või seda seadust niimoodi tahetakse rakendada. Aga me räägime ikkagi täna Suurbritanniast, et kui kuskil Põhja-Koreas või Venemaal keegi möllab ja teeb mingi deepfake'i, no mis sa selle Suurbritannia seadusega. Jah, võib-olla me saame lihtsalt loota, et kui see võib-olla poliitikudest tehakse, siis see on probleem, aga ma usun, et võib-olla mõni Põhja-Korea firmat ei huvita meie tavainimestest need tegemine. No isegi mitte võib-olla, vaid kindlasti. Aga pigem on jah see, et kuna probleem, mis käte lühikeseks jäämise probleem oli tegelikult see, et enamus neist meediafirmadest on Ameerika firmad ja kui Euroopa üritab midagi seal teha, siis Trump ütleb kohe nii 1000% tariife, sest et te kiusate meie firmasid, eks ole. Et seal on nagu ka selline geopoliitiline mõõde, millest on keeruline üle saada, tuleb kuidagi üle saada, aga nagu lihtne ei ole. Kui need kaks teemat siis nagu kokku võtta, siis on nii, et kui te nüüd lõputult scrollite, siis üha suurema tõenäosusega on seal varsti lõputult ka deepfake. Ja see probleem võib-olla lahendab ise ennast, et ei tahagi scrollida. Kuulge, aga räägime siis asjadest, mille jaoks käed ei jää lühikeseks, millega sa pead oma käega katsuda ja puudutada. Meil on Meelis, kes on oma käega vaadanud Samsungi fännidele tehtud telefoni. Samsung Galaxy 25 Fan Edition FE. Ega tegelikult ju ei tea seda, et kas see Fan Edition tänapäeval Samsungil või FE tähendab enam Fan Editionit, kunagi ta seda tähendas. Aga mis see on siis? No ilmselt tehniliselt ta siiski tähendab, aga nad ise nagu väga kuidas ma ütlen, ei ütle välja. Ütle seda lahti või tõlgi seda lahti, mida see FE nüüd tähendab, eks ole, aga jah, tegelikult fakt on see, et sellist tüüpi need FE telefonid on juba päris mitu aastat ja ka kõlaklapid ja muud vidinad, mis on selle FE seerias on tegelikult FE tähendab siis nagu positsioneerimise mõttes sellest tipptasemest kraadi võrra soodsam ja lihtsam, aga ikkagi nagu lähedane. Mina nimetaks neid reklaam, promo või kampaania toodeteks, ehk siis tegelikult on see selline toode, mida, see on minu nagu tõlgendus, see Samsung ei ole midagi sellist öelnud, eks ole, nii et selles mõttes, et minu tõlgendus on see, et kui ma vaatan neile otsa, siis mulle tundub, et see eesmärk on täpselt see, et pakkuda nii-öelda siis jah, nagu tipptasemele sarnaseid, natukene nõrgemaid andmeid, oluliselt parema hinnaga ja näidata head soodukat, et nad alguses tulevad turule üsna kallilt, kohati nii kallilt, et saab kohe alguses öelda, et sellepärast ongi hea, et me näiteks selle telefoni testi tegime ikkagi mitu kuud peale selle välja tulekut. Et kohe alguses saab öelda, et see on nii kallis, et võta parem siis kas odavam või kallim mudel, eks ole. Aga mõni kuu hiljem hakkab Samsung reeglina tegema nendele korralikke kampaaniaid nii operaatorite juures, nii nende enda poodides kui ka siis e-poodides, eks ole, ja tegelikult ongi see, et praeguseks on see hind ikkagi läinud piisavalt mõistlikuks ja täpselt sama juhtus selle volditava Galaxy Flip 6 FE on ta vist, kui mälu mind ei peta praegu, Flip 7 FE. Ühesõnaga, et nendega mõlemaga, et hinnad kukuvad ikkagi 20-30% nagu esimese mõne kuuga ja siis on tegelikult see hind nagu täiesti selline, mille eest sellist telefoni osta võib ja võib isegi peaks. Sest et kõik teised Samsungi sellised tugevused on seal olemas, normaalsed kaamerad, hea tarkvara, väga pikk tugi, eks on 7 aastat tarkvara uuendusi. Et see on kõik ju endiselt alles ja sel telefonil on ka, eks ole, see One UI 8.0 on ta praegu veel, 8.5 tuleb siin uude mudelitega, 8.0 on peal. Ja see oli esimene telefon, mis selle Android 16 põhise tarkvaraga siis Samsung välja andis. Esimene mitte volditav siis tegelikult. Ja tarkvara on väga hea ja sisu on ka, et tegelikult ta on paar aastat vana protsessor, ta on ikkagi selline, kuidas ma ütlen, tippklass enam ei ole, aga ülemise otsa protsessor Exynos 2400, mis on parem kui pikselites olev tensor, eks ole, nii et selles mõttes ja jääb küll kõngi kangematel Snapdragonitele alla, aga samas hinnaklassis ta tegelikult võistab nagu päris hästi. Ja kaamerate poolt samamoodi, põhikaamera on väga korralik, küll siuke keskpärane või veidi üle keskpärase 50 megapikseline sensor ja teiste kaamerate puhul on natukene kokku hoitud, et ülinurk kaamera on 12 megapikseline ja sellise enam-vähem mõistliku valgustundlikkusega objektiiviga ja zoom-kaamera on ka 3-kordse zoomiga, aga sellel on nüüd küll see objektiiv on hästi väike, eks. Et selles mõttes on, ja ta on 8 megapikseline ainult, teeb küll 12 megapikselit pilte, mis tähendab seda, et seal tehakse päris palju sellist kunstlikku üleskaleerimist, mis tegelikult ei tee nii palju müra juurde, kui ma arvasin.
et pilt on tegelikult heas valguses täiesti okei, aga muidugi pimedas selle zoom-kaameraga pilti väga teha ei kannata, et siis tuleb müra ikka päris palju sisse. Kui sa nüüd niimoodi lühidalt ütleksid, mis tal siis põhilised kokkuhoiukohad selle S25-ga on? Ma saan aru, protsessor on siis üks. Protsessor ei ole tegelikult, okei, on nõrgem jah, aga ta on siis üle-eelmise aasta tippmudel, eks ole. Ongi see, et põhikaamera on natukene nõrgem, tegelikult ei ole vist oluliselt nõrgem, kui ta on tavalisel S25 või plussil, nõrgem kui ultral. Ja ka siis ülilainurk on selline, ühesõnaga see kaamera komplekt on nagu nõrgem, protsessor on veidi nõrgem, ekraan on hea, ekraani koha pealt ei saa midagi kurta, juhtmevaba laadimine on selle rahast olemas, mis on tegelikult suhteliselt arvuldane, kui me pikslid ja vaatame kogu teisi konkurente, siis ka Hiina tootjad väga. Kas juhtmega laadimiskiiruse osas on tehtud mingeid järeleandmisi? Juhtmega laadimiskiirus on huvitav. Nimelt siis on paberil kiirem, praktikas mitte eriti. Ehk siis kui siiamaani on Samsungi odavama otsa S-seeria ja samuti ja ka kõik muud olnud 25 wattise maksimaalse laadimisvõimsusega, siis sellel on nüüd laadimisvõimsus 45 vatti ehk siis sama suur kui on S25 Ultral, eks ole. Aga praktikas on niimoodi, et praktikas see aku ei saa 0-100 täis kiiremini kui need 25 vatti S25 näiteks. Aga vahe tuleb välja siis, kui sa tahad natukene kiiret laadida ja see õue joosta, ehk siis kuskil 0-st 30%, 50% laeb ta ikkagi nagu märgatavalt kiiremini kui need eelmised mudelid, eks ole. Et kui sul on 15 minutit aega, sul on vaja õue joosta, sul on aku peaaegu tühivad, siis sellel hetkel on sellest uuest kiiremast laadimist kasu. Aga kui sa tahad lihtsalt 0-100 laadida, siis tegelikult ta ei lae kiiremini. No ühesõnaga, kui nüüd keegi tahab osta omale kindlasti Samsungi telefoni, siis ma saan aru, et see S25 FE oleks ikkagi valik, kui sul raha nii palju ei ole, et osta siis päris S25 ja sa ei taha osta ka mingit odavama seeria telefoni. Tegelikult isegi mitte ainult Samsungi telefoni, vaid üldse nagu sellist, ütleme, 500 euro kandis olevat telefoni, natuke üle võib-olla on see praegu see hind ja sinna 500 kantide jääb. Operaatorite juures on nagu üle 600 veel, aga e-poodides saab sükse 550-ga, isegi kohati kukub kampaanias alla 500. Et siin on nagu mõningaid alternatiive ka, eks ole, kõige parem alternatiiv on muidugi Google Pixel 9a, millest me oleme siin palju rääkinud. Siin on lihtsalt see aga, et Pixel 9a punkt 1 ei ole zoom-kaamerat, punkt 2 on ta väiksem, kompaktsem telefon, eks ole, ja see on maitse asi, kas sa tahad endale väikest ja kergest taskusse mahtuvat telefoni või sa tahad suurem ekraaniga telefoni. Ja tootjate andmed näitavad, inimesed väga tahavad suurem ekraaniga telefoni, eks ole, ja see on võib-olla nagu see, et sama hinnaga saad sarnaste omadustega telefoni, millel on samuti pikk tugi nagu Pixlil, aga siis lihtsalt millel on suurem ekraan ja samuti juhtmevaba laadimine, eks ole. Teised on siis Xiaomi 15T, mis on küll veidi odavam, sarnase kaamerakomplektiga küll ei ole nii suurt zoomi, aga kahekordne zoom-kaamera on parem ja valgem, mis teeb tegelikult sarnase kvaliteediga hübriidzoom'i. Ainult, et Xiaomil on nõrgem tarkvara, lühem tugi ja ka juhtmevaba laadimist ei ole. Ja siis on muidugi veel, mida ma kevadel testisin Realme GT7, mis on siis OnePlusi ja Oppo tütarbränd või sealt samast perekonnast. Ja sellel on meeletu 7000 mAh aku, mis laeb meeletult kiiresti. Kaamera on natukene nõrgem, aga mitte palju nõrgem. Ja hind on ka seal 450 kanti praegu kukkunud, nii et kui sa tahad väga suure akuga ja juhtmevaba laadimine ei huvita, võib-olla nii pikk tarkvara tugi ka, siis see on ka hea alternatiiv. Aga see Samsung on, ma panin oma artikli pealkirjaks, see on nagu turvaline kompromiss, sest et see on tuttav firma, sellel on väga hea tugi Eestis, eks ole, hoolduskeskused, poed, asjad, väga hea pikk korralik tarkvara tugi, väga hea ja mugav tarkvara, kaamerad on okeid, protsessor on täiesti piisav, juhtmevaba laadimine on ka ja selle raha eest igast asjast tuleb natukene võib-olla kompromissi teha, aga samas see kompromiss võib olla lõpptulemusena mõistlik kompromiss. Jaa, no ma vaatan veel hindadele siin otsa, et Pixel 9a eest täna ikkagi vist tuleb vähem maksta natuke. Juhtub ka, et saab 400-ga, jah? No kas ametlikud hinnad peaks Eestis olema lausa 700 juures, aga võib-olla on see vale info. Sa mõtled selle S25 FE hinda? S25 FE hinda, ja see tuligi 749-ga välja ja võimalik, et nad ei ole seda muutnud, aga mina seda testi kirjutasin siin 6 aega tagasi umbes või millal see oli, jah, jaanuari lõpus. Siis kõige odavam, mida ma tol hetkel nägin usaldusväärses e-poes oli 508 ja minu Telia müüsis tol hetkel kampaanias 649-ga, nii et selles mõttes ma arvan, et 700-ga seda kindlasti osta ei tasu. 700-st ilmselt saab osta mõnest e-poest juba S25 pluss, eks ole, mis on tegelikult parem telefon. Aga
aga jah, et ütleme 550-ga alla 600 on see igati mõistlik telefon. Ja no ma sellepärast just seda võrdlust vaatasingi, et need Pixel 9a puhul ikkagi noh, ütleme selline umbes 100 eurot võid sa võib-olla täna odavamalt saada, kui siis see on soodushinnaga S25 FE, aga noh teistpidi, kui ma mõtleksin nagu telefoni ostmise peale, siis alati on ka võimalus osta päris tippmudelit võib-olla eelmise aasta oma, olgu see siis Samsung või olgu see siis Google, sest et tarkvara tugi on ju nii pikk. Et see on täna 7 aastat niikuinii ja kui sa ostad eelmise aasta mudeli, siis on see 6 aastat. Ja tegelikult, kui sa saad eelmise aasta tippmudeli väga hea hinnaga või parema hinnaga tunduvalt, on see hea mõte. See kehtib hästi Pixelite puhul, see kehtib tegelikult hästi ka Samsungi tippmudelite puhul, et näiteks S25 Ultra, mis on praeguseks mõnes poes kukkunud alla 1000 euro. Ma arvan, et minult tol hetkel, kui ta välja tuli, soovitust ei saanud, sest mulle tundus, et ta on liiga kallis, aga selle raha eest on praegu aasta hiljem ja tegelikult vahetult enne S26 Ultra välja tulekut, mis tõenäoliselt väga palju ei muutu. Tegemist väga hea telefoniga alla 1000 euro sinna klassis, aga lihtsalt see on nagu 2 korda kallim asi, kui see S25 FE, eks ole, natuke erinevas hinnaklassis mängivad. No seda küll ja kui sa nüüd Ultrat võrdled, eks ole, aga no siis on olemas veel ka ju S25 ja mõtlesin, S25 tegelikult pigem võrdleb selle Pixeliga, kuna ta on kompaktne telefon, eks. Ta on väiksem. Aga S25 pluss või tegelikult isegi võib-olla S24 pluss, mis on sarnased selle S25 FE-le, aga natuke paremad mõned andmete poolest võivad olla parem diil. Jah, sõltub sellest, mis pakkumisi tehakse. See on muidugi see, et alati neid eelmise või siis praeguse seisuga S24 puhul juba üle-eelmise enam ei ole saadaval, eks ole. Aga no selge see, et kui sa neid uuena leiad hea hinnaga, lihtsalt selle jutu sisu on, siis et tasub seda kaaluda, sest et see tarkvara tugi on täna tõesti pikk, et see ei lõpe enam ära sul seal paari aastaga ja võib-olla 5 aasta pärast sa niikuinii juba hiljemalt tahaksid midagi muud või siis juba on sul vaja midagi muud. Ja sama, ma ei tea, mulle tundub, et kas ikkagi ei ole nii, et nende põlvkondade vahed jäävad iga aasta üha väiksemaks. Ka selle telefoni testiga ma mõtlesin, et mis siis on tegelikult muutunud eelmise aasta S24 FE-ga võrreldes ja tegelikult muutunud on vähe ja samamoodi, kui me vaatasime siin Xiaomi 15D seeriat ja ka seda S25 Ultrat ja teisi, siis tundub, et ei olegi midagi muutunud ja kui me vaatame praegu neid kuulujutte, mis on tulnud välja Pixel 10a kohta, eks ole, mis peaks siis kuulujutte järgi 18. veebruaril müügile tulema, siis seal tundub, et nagu üldse mitte midagi pole muutud peale libe. Nii et selles mõttes asi läheb ikka väga igavaks mõnes mõttes, eks ole, samas näitab, et võib-olla telefonid on siis valmis, et No seda juttu mitu aastat oleme rääkinud juba aastaid täpselt. Seda nagu veel rohkem valmis. Selge pilt, me oleme valmis ka selle saate plokiga. Lähme edasi ja räägime mõnest uudisest. Ahaa, ja nüüd tuleb meil AI blokk. Ja uudiseid tuleb sealt muidugi nädala jagu rohkem, kui me vähegi suudaksimegi üldse kõike kommenteerida. No ma võib-olla vahendan seda, et iga päev tuleb juba teateid selle kohta, kuidas eri inimesed, firmad, organisatsioonid ütlevad, kuidas nad teevad kõike juba ainult AI-ga. Ja see on asendanud väga palju senist tööd. Enne kõike siis tarkvaraarenduses, näiteks Spotify näide on kõige parem, mida Spotify teatas siin viimaste päevade jooksul. Et nemad ei ole kirjutanud, nende parimad arendajad pole kirjutanud ühtegi rida koodi detsembrist. Ja mitte sellepärast, et ta oleks puhkusel või haiguslehel või vallandatud, vaid see koodi kirjutamise teevad ära siis AI mudelid. Näide oli siis selline konkreetne näide. Spotify insener sõidab hommikul tööle, ma ei tea, mis linnas see võis olla, ka Stockholmis, sõidab mitte jalgrattaga, vaid ilmselt siis kuskil istudes, näiteks rongis. Ja võtab välja oma telefoni, mitte arvuti, vaid telefoni. Slacki kaudu annab siis Claude Code'ile ülesande parandada ära üks tarkvaraviga, üks bugi, lisada üks uus võimalus iPhone'i Spotify äppi. Ja siis Claude teeb selle töö ära ja insener saab siis uue versiooni äpist ja ütleb, et no nii, lase see nüüd välja toodangusse, lase see klientidele ja see kõik on juhtunud enne, kui see inimene jõuab siis kontorisse tööle. See on siis reaalsus. Jah, aga selles reaalsuses on üks väike aga ikkagi, et tegemist on ikkagi tarkvara arendaja, kes täna sõidab tööle. Ta veel sõidab sinna. See on
ütleme, jätke meelde see detail, see arendaja veel sõidab sinna tööle. just, et täna on olemas veel tarkvaraarendaja, kes sõidab tööle ja need on nagu olulised komponendid. Ja ei selles osas on praegu tõsiselt rääkides palju sellist segadust ja nii-öelda vastukaja, kes on mitte hüsteerias, aga väga äärmuslikult ütlevad, et meil pole enam vaja programmeerijaid, et see teeb kõik selle töö ära. Ja teised ütlevad, et inimene peab alati jääma seda asja kontrollima, et me ei saa lihtsalt kaost lasta tekkida, ehk programmeerimisoskusega inimesi on üha rohkem vaja, kes seda AI-d juhendaks. Aga äraspidisel kombel ja see ei kehti nüüd ainult üldse programmeerimise kohta, vaid see kehtib tegelikult absoluutselt igasuguse loomingu kohta, mida teeb AI. Ehk et mida rohkem see AI teeb meie eest seda loomingut, olgu see koodi kirjutamine, olgu see teksti kirjutamine, olgu see video tegemine, olgu see muusika tegemine, siis seda rohkem või seda vähem on meil endal vaja neid oskusi, et seda loomingut teha. Ja kui meil neid oskusi on vähe, et seda loomingut teha, siis lõpuks me ei oska seda loomingut ka kontrollida ega adekvaatselt hinnata, kas see on hea looming. Et see kehtib koodi puhul täpselt samamoodi, kui sul programmeerimisoskust ei ole, sa palud agentil teha koodi, sa ei saa aru ju, mis ta teeb. Parimal juhul sa võid öelda, et kuule, et see ei tööta. Ja agent proovib siis seal midagi ära muuta ja äkki see siis hakkab tööle, aga äkki ta ei hakka tööle, aga sellise äkki peale nagu nii-öelda business plaani ehitada on suhteliselt hõre. Just, aga midagi vaid kui selle juures, mis on märgiline, jah, et me nagu oleme selles suures diskussioonis, aga märgiline on see, et inimese juhendamisel see AI teeb ikkagi päris põnevaid asju juba ära ja sul oli hea näide selle kohta, mida vist näitasid ette, kas olid OpenAI insenerid? See oli siiski ikkagi Anthropic. Et Anthropicu Safeguardsi tiimi mees nimega Nicholas Carlin tegi siis taolise eksperimendi, kus ta kogus kokku agentide meeskonna ja agentide meeskonda. Terve pande, sinna kuulus 16 agenti. Ja siis 16 agendile anti ülesandeks kirjutada siis nullist sellises programmeerimiskeeles nagu Rust põhinev C-keele kompilaator, mis oleks võimeline Linuxi kernelit kompileerima. Mis tähendab siis seda, et sa ei pea, teadupärast kompilaator on selline asi, mille arendamine on väga siuke trepi astme haaval, väga kriitiline ja ka väga keerukas töö. Kompilaator on siis see nagu, et ta, kuidas ma ütlen, see vahe või see tükk, mis teeb siis programmeerimiskeelest nii-öelda masinkoodi ehk et nagu protsessorile arusaadavaks selle, kui mina ütlen siis stiilis, et kirjuta ekraanile digisaade on äge, siis tegelikult protsessor ei saa sellest midagi aru, aga siis kompilaator on see, kes võtab selle käsu ja moondab siis selle kõik mingiteks tegelikult ühtedeks ja nullideks ikkagi, kui me mikroskoobiga hakkame vaatama. Ja need 16 Kas see Pande sai hakkama sellega? Pande oli siis möllanud 2000 seanssi ja kulutas selle peale kokku tokeneid $20,000. Ja lõpuks sai valmis siis 100 000 reaalise kompilaatori, mis tõepoolest siis kompileeriski Linuxi kerneli ära ARM protsessoritele RISC-V platvormile ja töötas. Ja töötas ka. $20,000 tundub praegu esmapilgul ju üüratu summa, et kui sa mõtled, et sa teed mingi prompte ja saad $20,000 eest tulemuse. Aga ta ütleb, et kui ta oleks pannud siis 2 nädalaks tööle päris programmeerijad, siis olgem ausad, et mingisugust kompilaatorit ei oleks sealt selle ajaga valmis saanud. Ja isegi kui see oleks valmis saanud, siis oleks pidanud maksma oluliselt rohkem. Nii et tegelikult see 2 nädalat oli siis see aeg, kus need 16 agenti kompilaatoriga koos möllasid ja tegelikult kui nii võtta, on see ikkagi peatükk sinna suunda, et AI on võimeline seda ise tegema, aga kuna hetkel inimesed, kes seda monitoorisid eksperimendina, olid ka võimelised ikkagi aru saama veel selle koodi optimaalsusest ja olid võimeline aru saama ja hindama, milline see on. Aga kui see hindaja siit faktorist ära kaob, kui siit kaob ära see kriitiline lüli, kuidas sa oskad siis öelda, et kuule, et kas see sinu kompilaator on nüüd ikka päris nagu hea, kas ta kompileerib õigesti või kus ta teeb parajasti vea, sa pead sellest aru saama. Väga hea näide ja
täpselt, et see ei ole nagu kõigest parem, aga kui sa võtad aja ja raha, siis ta ilmselt nagu ületab seda, kui palgata see samasugune pande nagu iniminsener. muidugi ja noh, see näide oli ikkagi selles mõttes ju mõnes mõttes ekstreemne, et see on tõesti keeruline ülesanne. et kui sul on vaja lihtsalt, ma ei tea, teha veebilehte või midagi muud sellist, mida võib-olla enamik inimestel on vaja teha igapäevaselt või midagi analüüsida või midagi kokku võtta või kirjutada mingisuguseid lihtsamaid sorte programmi jupikesi ja isegi suuremaid programme, siis sul ei ole vaja ju palgata 16 agendist bandet ja maksta neile 2 nädala peale $20,000. sul on vaja palju vähem, sul võib-olla isegi piisab 1 agendist, kes sulle teeb asju ära. ja tegelikult sa saad ju seda ka täna isegi kontrollida lasta isegi ka teisel agendil, aga no kui sa ikka üleüldse neid koodiridu ei taipa, siis pigem nagu varem kui hiljem või noh, võib-olla ka hiljem ikkagi võib olla koht, kus sa ei saa enam edasi. ei, aga ma jah, ja siinkohal ma väga julgustaks kõiki katsetama, et ma olen ise hiljuti võtsin endale Claude Code'i lahti, tõmmake see kõik endale alla, see maksab ühes kuus, ma arvan, et sama palju kui keskmine mingisugune Woldi tellimus või inimesed tellivad kulleritega toitu, ma arvan, et see maksab ka €20. 20 €. ja mind hämmastab just see, et jah, ta kirjutab koodi, aga veelgi rohkem ta võtab eri rolle, mis on väga huvitavad. eks ma mõtlesin täiesti kõige lihtsam käeharjutus, esimeseks tegin ühe Minecrafti moodi lastega koos mängimiseks. ja enne kui ta programmeerib, siis ma saan temaga arutada, et kuule, et mul on sihuke mõte. aga Minecrafti maailmas, et sa tead kõiki moodi, et mis oleks äge, kas see juba on olemas kuskil või teeks mingi oma asja. ja see planeerimisfaas, ta on nagu nii tark, sa istud nagu laua taga koos ühe Minecrafti eksperdiga, aga järgmine hetk, kui sa tahad, ma ei tea, omale mingist muud valdkonnast tegutsed, siis ta on selle valdkonna ekspert. ja siis lõpuks ta teeb selle plaani, kuidas see asi valmis programmeerida ja tiksub ja teeb. nii et mul ei ole muud lõpetuseks öelda, kui et jah, eksperimenteerida võiks küll alati. kindlasti võiks ja muidugi, mis veel teeb selle kodeerimise või programmeerimise mõnes mõttes eriti, noh, ma ei tea, kasutaks sõna kuritahtlikuks mõnes mõttes, et kui pilte ja videoid ja muusikat saab tegelikult teatavate algoritmide abil ikkagi tuvastada nende tulemuste põhjal, siis tegelikult võib-olla sellise agendi genereeritud koodi otseselt tuvastada on keerulisem. ma ei oska siin öelda, äkki see väide on vale ja äkki on olemas ikkagi ka seal mingi muster, et sa saad nagu aru, et näed, et selle koodi on teinud sulle agent, aga teise koodi on teinud inimene. aga isegi sellisel juhul, kui seda oleks ka võimalik võib-olla eristada, siis päeva lõpuks, kasutame seda väljendit, ei ole ju vahet. oluline on tulemus. ja kui sinu jaoks see ülesanne töö toimib, see veebileht toimib, see kompilaator toimib, siis tegelikult ei ole ju vahet, kuidas sa selle kompilaatori omale said, kuidas sa selle veebilehe omale said. ja võib-olla see veebilehe kood ongi natuke konarlikum, võib-olla mõni programmeerija veel inimesest täna teeks selle siis optimaalsemalt ära, aga ta teeks seda võib-olla 4 korda kallimalt, 5 korda kauem ja sul ei ole lihtsalt mõtet. tead, ja võib-olla ma ütleksin veel seda, et isegi veebilehe kood ei pruugi üldse olla konarlikum, või olla sama hea või parem kui inimese oma. aga milles jääb inimese puhul muidugi see meie eripära on uue ideega välja tulemine. et see agent oskab jube hästi sulle asju otsida, mida on juba tehtud varem ja neid parimal moel rakendada. aga uue idee, innovatsioon, mõte, selline lamp läheb peas põlema, selline inimese roll jääb praegu kuningaks. ma tahaks nagu nõustuda, aga alati kuidagi nagu ei saa, et kui sa vaatad ka millise loomingulisusega ikkagi tekstid, pildid, muusika ja kõik see mõnikord sul sellest mudelist välja hüppab, see on ikkagi hämmastav ja võib-olla see loomingulises, võib-olla ta ei olegi otseselt uus, aga ta annab siis sellele inimesele seal ekraani taga nagu tõuke tehagi midagi uut. ehk ta võib-olla inspireerib, ta annabki sulle sellise mõtte, et vaat, et nüüd ma saan siit edasi ja nüüd ma saan sellega selle najalt siis hüpata või astuda nagu ühe sammu edasi, mida sa muidu ei oleks saanud. nii et igal juhul jah, selle meie filosoofiliseks kippuva arutelu soovitus oleks küll, et tasub absoluutselt nende ai asjadega eksperimenteerida, aga teistpidi ka ühiskonnas nagu tundub kuidagi olevat selline
nagu teatav ai vastasus, kui sa ütled, et sa oled sellega midagi teinud. Et ma arvan, et see võib-olla kandub ka sinna koodimaailma äkki üle mingisugusel hetkel, et olgugi, et seal jääbki küsimus, et kas see inimene teab, kui me tuleme selle Spotify näite juurde tagasi. Kui me nüüd teame, et Spotify selle toreda funktsiooni on teinud ai agent, kas me kasutaksime seda sama rõõmsalt? Võib-olla paljud inimesed ütleks, et puih, ai on teinud selle nupu, seda nuppu ma küll ei vajuta. Ma loodan, et see ei ole nii, see oleks naljakas. Aga see kipub olema paljudes valdkondades nii, et ma siin vihjan ka muide muusikale just nimelt, et on inimesi, kes ütlevad ja kunstile ammugi mitte või ammugi jah. Et kui sa vaatad ju täna mingit ai pilti, siis kui sa näed, et oi, et see ei ole vist inimese tehtud, siis see on kohe, et ei, see küll pole nüüd õige asi. Et noh, ma jõuan lihtsalt oma heietusega ikkagi välja sinna, et lõpuks on meil olemas selline masinate liiga, kes mängib malet paremini kui inimesed, teeb videoid paremini kui inimesed, võib-olla isegi siis kodeerib paremini kui inimesed, aga nad müttavad seal oma liigas ja siis inimesed pusivad oma nurgas, mängivad Hiiu kannelt ja siis koovad varrastega kampsuneid. Kuule, aga see, mida inimesed teevad, mul on, leidsin ühe viimase uudise, mida jagada autovaldkonnast. Ma sinnagi kuule mõte, et just inimesed on seda teinud ja kui sa mainisid ja segan vahele, kui sa mainisid just nimelt loomingulisust, et inimesed teevad midagi uut, siis kui ma seda uudist vaatasin, siis mulle tundus, et võib-olla see ei ole kõige uuem, mida inimesed on seal teinud. Nii, aga räägime siis, see uudis on ikooniline autobränd Ferrari ja tegelikult nagu ei ole ka, sest naljaga pooleks võiks öelda, et Apple'i auto on valmis saanud. Miks siis nii? Teatavasti, kes mäletab, olid paljud teateid, kus Apple aastaid investeeris sellesse, et luua oma auto. Midagi räägiti sellest, et toonane peadisainer Jonathan Ive oli sellega väga palju seotud. Lõpuks ju autot ei tulnud, füüsiliselt tuli auto tarkvara Apple'ilt, aga nüüd Jonathan Ive on läinud Apple'ist ja on koos Ferrari'ga teinud auto nimega Ferrari Luce. Ma tõesti ei tea, kas ma eksin selle hääldamisega või mitte, aga LUCE. Ja see on tõesti, ütleme, need esimesed pildid sellest autost, kui sellega avada selle koduleht, on ainult sisemusest, interjöörist. Rool, armatuurlaud, mis on juba omaette naljakas. Muide, selle auto kohta ikkagi on ka tehnilisi andmeid, et kui ikkagi autoentusiastid tahaksid teada, mis auto siis on see Ferrari Luce, siis on ta üks väga kiire auto, et 2,5 sekundiga peaks ta saavutama 100 kilomeetrit üle 1000 hobujõu ja 122 kilovatt-tunnine aku, igas rattas on siis mootor, nii et üsna siuke asine Ferrari, aga ikkagi kaalub ka üle 2 tonni, nii et nagu ikka elektriautod on, ta on suhteliselt raske, aga jah, sealt sees on siis Johnny Ive'i firma poolt loodud sisu, mis ütleme ühe lausega näeb välja niimoodi, et on võetud suur hulk iPad'e ja iPhone'e ja siis pandud need autosse. See on, ütleme, see on provotseeriv väide, sest et jah, seal on neid ekraane, aga samas esimene pilt, kui sa ütled niimoodi, et auto on lihtsalt iPad'i täis, siis tuleb ette see Tesla, mis on ainult ekraan keskel. Tõsi, ei, selline ta ei ole. Aga siin ei saa mööda vaadata, et jah, on küll need ekraanid, aga siis on rooli küljes punane siuke ring lüliti. No kas ei saab olla ägedamat asja, ma kohe tunnetan, kuidas see teeb mõnusa rahuldust pakkuva klõpsu, kui ma keeran seda, see on siis erinevad sõidurežiimid seal, sportlik ja märk kuiv, muide, sõidurežiimised valida otse rooli pealt, punase lüliti pealt. Tõsi. No vägev. Ja ei no kogu see, ütleme erinevalt jah Teslast, kus tõesti on lihtsalt muidu sile sisu ja siis on seal üks ekraan, siis ikkagi see Ferrari sisu näeb välja selline, et selle rooli taga oleks nagu üks iPad ja siis on keskkonsooliks on üks iPad, et pigem nagu ta liigitub natuke sinna mini Cooperite või selle mini sellise disainikeele juurde, et on sellised elemendid, nad on nagu mõnes mõttes isegi retro, aga nagu heas mõttes. Ehk et sellised ümarate nurkadega paneelid, mitte sugugi siuksed kandilised ja ülisirged ja minimalistlikud, et pigem just niisugust nagu orgaanilist tunnetust on siin igal pool. Samas on aga mingi lennukikabiini tunne, sest see keskkonsoolil olev ekraan pöördub vasakule paremale ja seal on sellised lülitid. Reaalselt sellised nagu teate lennukikabiinidest, lennukikabiinid tulevad lülitid, millega saad siis juhtida erinevaid asju. No eks siin on ka inspiratsioon loomulikult vormeli roolist
mille peal teadupärast enamik asju ongi lülitida nupud ette, et muidugi saad sa siis keerata kõikvõimalikke veojõudusid ja sõidurežiime ja genereerimist ja mõude ja mida iganes, võib-olla isegi klaasipuhasteid, ma vaatan ühte märkisin väikselt. Aga kui see on Apple'i auto jutumärkides, no siis see on ikkagi väga ilus. Seda küll, aga no mida ma näen siin rooli peal ja mis ei tundu mulle üldse väga hea ja ilus mõte on see, et siin on 2 nuppu ja need näikse olevat suunatulede nupud. Sul on õigus. Ja kummagi pöidla all tõenäoliselt, sest inimkäel on pöial selle koha peal, selle rooli horisontaalse osa peal on tegelikult siis kummalgi pool nupp ja see ei ole tegelikult hea mõte, et endiselt suunatule kang on ikkagi üks neist asjadest, mida ei tohiks autost ära võtta. Kas see ei ole nii, et Ferrari'ga sa näitad suunda ainult siis, kui sa tuled boksist välja ja tagasi ringrajale ja tagasi lähed boksi, et noh. Ma saan aru, jah, võib-olla jääb see nagu ette, et võib-olla tõesti sa rahmid selle rooliga nii palju, et sulle jääb see ette. Ma näen selle rooli taga on küll mingisugused teised labad. Lapatsid on muide selleks on torque control. Aga no see auto seest igal juhul, kui ma vihjasin siin sellisele või vihjasin just selle loomingulisuse peale võib-olla kerge irooniaga, siis ma nagu ei ütleks, et see auto sisust oleks nüüd midagi sellist, mida üks AI poleks võib-olla suutnud välja mõelda, aga võib-olla ma eksin, et see, ta ei tundu jah selline, et vau, et vaat selle peale ma poleks küll tulnud. Pigem kui sa seda sisu vaatad, sa isegi võiksid öelda, et aga kas äkki Apple on selle teinud või see just nimelt John ja Ive büroo. Et ta pigem on üsna turvaliselt sellises stiilis, nagu võikski oodata Apple'i autolt aastal 2012. Kindlasti on see väga kultuuriliselt seotud, nagu sa ütlesid, mainisime siin lennukeid, vormeleid, kõike muud ja see on see, mis ütleme päris disain on, ta nagu seostub teiste eelkäijatega ja teiste paralleelsete tööstusharudega. Nii ühesõnaga huvitav asi, tahaks sõita. Kindlasti võiks ka sõita ja võiks ka siis kindlasti öelda, et minge vaadake seda pilti ja tore on see, et siin on tõesti nupud, et see võib-olla on äge, et sellise nagu mõnes mõttes võib-olla trende rajava uudisena või disaineri visioonina ikkagi ei ole siis sugugi, et kõik on mingid puutepinnad ja paneelid vaid ikkagi nagu päris nupud ja samas koolkonnas muidugi tahaks ka tunnustada just Renault autod on olnud nagu kogu aeg, et on suutnud kuidagi ka viimaste aastate lõikes ikkagi näidata just sellist nupurohkemaid autosid natuke, et nupud ei ole kusagil ära kadunud, vaid nad on täiesti olemas ja tulevad ka võib-olla siis ka teistesse autodesse rohkem tagasi, et sa ei pea menüüst otsima kõiki maailma asju, mis tavaautodel on ikkagi vaja teha, et ma ei räägi siin nüüd mingitest või tähendab pidurdusi jõu ümberlülitamistest või muudest sellistest asjadest, mis siin Ferraris on nuppudena, aga täitsa tavalised asjad, ma ei tea, paneme istmeid või roole või muid asju sooja või. No nii, aga sellise mõttearendusena jõudsime tänase saate lõppu. Ütleme aitäh kõigile kuulajatele. Ütleme, et olge meiega tagasi järgmine nädal. Senikaua võite meile saata vastukaja ikka aadressile digisaade@geenius.ee. Aga tänaseks ütleme nägemist.